Tere kallid, meil on hea meel, et olete meiega. Minuga on täna siin Tartu Maranata koguduse pastor Silver Kurvits. Mina olen Martin Vassel ja me jätkame mäejutluse teemadel. Aga enne, kui me läheme teemasse, ma tahaksin sind julgustada, toetama Tartu Maranata kogudust oma palvetega ja ka finantsiliselt. Meie arveldusarve numbri sa leiad meie koguduse kodulehelt maranata.ee. Suur tänu sulle sinu toetuse eest. Jumal väga õnnistagu sind. Silver, eelmisel korral me alustasime arutelu mäejutluse teemadel ja tegelikult me jõudnudki kaugemale kui 3. salmini. Ja täna siis võiksime siit edasi minna. Ma loeksin alustuseks Mattiuse evangeeliumi 5. peatükist 13. kuni 16. salmini. Jeesus ütleb siin, teie olete maasool, aga kui sool läheb läägiks, millega saab siis teha seda soolaseks? Ei see kõlba enam millekski muuks, kui visata inimeste jalgadele tallata. Teie olete maailma valgus, ei saa jääda märkamatuks linn, mis on mäe otsas, ega süüdata ka lampi ja panda vaka alla, vaid lambi jalale, nii et selle valgus paistab kõigile majas olijatele. Nõnda paisku teiegi valgus inimestele, et nad teie häid tegusid nähes ülistaksid teie isa, kes on taevas. Amen. Kui me seda loeme, siis tundub, et meid on kutsutud millekski. Et Jeesus on meid kutsunud täitma mingisugust ülesannet, mingisugust rolli. Mis see võiks olla? Tere ka minu poolt, kui me tuletame meelde eelmise korra jutluse või selle mäejutluse sisu, siis see eelmine kord keskendus meie olemuse. Missugune üks kristlane võiks ja peaks olema, mis oleks tema suhtumine inimestesse, ühiskonda ja eelkõige iseendasse. Nüüd siin Jeesus läheb edasi ja ütleb, et kui teie need õndsaks kiitmise osad, kui teie olete sellised, siis on teil järgmine ülesanne, ta räägib, et teie ülesanne on olla soolaks ja valguseks selles ühiskonnas. Nüüd, mida me võime soola all mõista ja aru saada, kui me ka oma igapäevaelus kasutame soola, siis me teame, et soolal on sellist 2 põhilist suunda. Ühest küljest sool aitab säilitada toitu. Teisest küljest sool annab toidule maitse. Nüüd, kui Jeesus räägib, et meie peaksime olema see sool, siis selles Jeesus ütleb, et meie ülesanne on hoida seda ühiskonda riklemast ja anda selle ühiskonnale maitse ehk kristlike väärtuste, elukommete, ellusuhtumise läbi see maitse. Nüüd sool on see, mis on nähtamatu. Sa ei näe soola, aga ta mõju on tuntav. Ja see on see, milleks Jeesus on meid kutsunud. Olema see nähtamatu, aga tuntav, olemasolev sool selles ühiskonnas. Ja hakkame pihta oma peredest, oma töökaaslastest ja kogus ühiskonnas, kuidas me elame, kuidas me suhtume, kuidas me räägime, mida me mõtleme, missugused on meie väärtushinnangud. Ja see ongi see soola mõju tänasesse päeva. Ja meie ühiskond vajab seda soola. Meie ühiskond on kogu aeg vajanud läbi mitme tuhande
aasta peale Kristuse surma sa näed, kuidas see soola mõju on hoidnud seda ühiskonda, see ühiskond on säilinud. Ilma selleta seda ei oleks. Nii et see on see nagu ülesanne või väljakutse, mille Jeesus esitab meile. Siit edasi 17. peatükis Jeesus ütleb, ärge arvake, et ma olen tulnud seadust või prohveteid tühistama. Ma ei ole tulnud neid tühistama, vaid täitma. Mida Jeesus mõtleb sellega, kui ta ütleb, et ta pole tulnud seadust ja prohveteid tühistama, vaid on tulnud neid täitma? Lugesin hiljaaegu ühest raamatust, kus autor kirjutab, et nimi Jeesus ei ole lihtsalt nimi, vaid see on elu. See on elu, mida tuleb elada. Nüüd, kui me vaatame ka selle mäejutluse teksti ja ka teisi tekste, mida Jeesus räägib, siis me näeme, et Jeesus räägib seda, mida ta elas. Ta ei räägi sellest, mida ta võiks elada, vaid ta räägib sellest, mida ta elab. Et ta näitab, et käsk on võimalik täita. Selle järgi on võimalik elada. Aga see on üksnes võimalik siis, kui me oleme juhitud ja täidetud Jumala poolt. Ja selle käsu mõtte juures me võiksime minna nagu natukene sügavamale, et kui Vana Testament ja see oli kõik üles ehitatud käsuseadusele, et tee nii, siis toimib, asi toimib, kui nii ei tee, asi ei toimi. Aga Jeesus läheb tegelikult selle tuuma juurde, et kus kohas saab see käsu täitmine alguse. Ja ta jõuab meie südamete juurde. Ütleb, et kui me igaüks mõtleme oma elude peale, siis meil on küllalt olnud olukordi, kus me väliselt käitume teistmoodi, kui meie sees on. Võib-olla keegi mingil moel pahandab meid, meie kristlaseks olemine keelab või meie südametunnistus nagu keelab meil, et hakata nüüd räuskama või pahandama või mis veel tegema. Me kuidagi suudame oma loomust taltsutada, aga mida teevad meie mõtted selle juures? Mõtetes me võib-olla mõtleme, et tead, ma tahaks olla ühe triibulised anda, et see minuga nii käitus. Või et oma mõtetes me võime vihata, needida. Aga Jeesus juhib meie tähelepanu sinna, et juba meie südames. Sealt peavad asjad pihta hakkama. Ja kui seal saavad asjad õigesse järjekorda, õigele tasapinnale, siis me võime elada ja täita selle käsu ja selle järgi toimida igapäevaselt. Sellepärast, et ka need käsud, keelud, mis Jumal andis Iisraeli rahvale, oli tegelikult see, et hoida, kaitsta ja juhtida. Et käsud, kui me neid õigesti mõistame ja nende järgi toimime, siis käsud ei ole mitte need, mis kuidagimoodi piiravad meid. Nüüd sätivad meile piirid ette, et võt, selles raamis me võime liikuda, vaid käsud on need, mis kaitsevad meid. Kui me lähme kaugemale, siis seal on kuristik, mida me ei näe ja ometigi me
sinna astudes kukume. Et hoida meid eemal kurjast, halvast ja valest. Ja sellepärast Jeesus ütleb, et käsk iseenesest on see kaitsevahend tollel ajal. Me piiblist näeme, et paljud tollased religioossed juhid süüdistasid Jeesust käsu rikkumises, hingamispäeva mittepidamises ja nii edasi. Kas võib olla, et kui Jeesus ütleb siin, et ma ei ole tulnud neid tühistama, vaid täitma, siis ta viitab tegelikult iseendale. Et need prohvetid on tegelikult rääkinud temast, et tema tuleb, ta viib lõpule selle Jumala plaani, selle Jumala päästeplaani. Ta teeb võimalikuks üldse käsu täitmise inimestele. Et kas pole nii, et Jeesus ütleb siin seda, et tegelikult minus saab käsk nagu tõeliselt täidetud. Et ilma minuta te ei ole võimelised käsku täitma. Et ma olen tulnud seda käsku täide saatma. Et justkui sellele iile täppi panema ja seda võimalikuks tegema inimestele. Et seesama, mis sa viitasid siin sellele südame olukorrale, et see käsu täitmine algab südamest, et tegelikult inimlikult me ei ole võimelised südames seda käsku täitma. Aga Jeesuses saab see võimalikuks. Jaa, absoluutselt, et kui prohvet Eseekiel kirjutab sellest, kuidas Jumal loob meile uue südame. Ütleb, et ta võtab ära selle kivise südame ja ta loob uue lihase südame. Ja siis ta ütleb, ja Jumal kirjutab meie südame laudadele oma käsud. See saabki toimunud läbi selle, kui see Jeesus Kristus saab osa meie elus. Kui me kutsume tema oma ellu, kui me laseme temal ilmutada, kõneleda ja juhatada meid. Et ma isegi läheksin korraks mõtetes Johannese evangeeliumi alguse juurde, mis võib-olla aitab meil nagu natukene paremini mõista seda, et kuidas Jeesus aitab meil käsu järgi elada ja käsu järgi toimida. Johannese evangeeliumis sõna ütleb, et alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. Ja see sõna, see elas inimeste keskel. Nüüd me teame, et Piibel räägib, et see sõna on Jeesus Kristus. Jeesus Kristus sai ilmsiks. Jumal sai ilmsiks. Nüüd Jeesus, õigemini on Jumala avalikuks saamine tänases päevas. Kui me võtame selle sõna vastu, kui me käime selle sõna järgi, siis see, mis on Jumala tahe, see, mis on Jumala juhtimine, mis on Jumala plaan, saab tänasel päeval avalikuks. See saab täidetud. Jeesus selle läbi, et tema elab, tema valitseb meie südametes, meie eludes, ta juhib meid, ta annab meile jõu ja tugevuse. Seepärast Jumal sõna ütleb, et Jumala riik ei ole mitte sõnades, vaid väes. Jälle, kui me tuleme tagasi korra selle ülesande juurde, et olla selleks soolaks. Kui me enne Jumala lasteks saamist ei ole soolased ja siis saame soolaks, see tähendab, midagi peab meie eludes juhtuma, midagi peab meie eludes
muutuma. Miski mõju peab meie ellu tulema. Ja seda me võime tänasel päeval mõista kui nelipühipäeva kogemus või sündmus, kus Jumala vaim tuli maa peale ja tuli Jumala laste sisse elama, mis andis väe elada Jumala sõna kohaselt. Ja see on see sama püha vaimu vägi meie sees. See teeb meid soolaseks, aga see annab ka jõu ja tugevuse ja tahte elada. Nii nagu sõna ütleb. Just. Täita seda käsku. Jeesus toob siin Mattiuse evangeeliumi 5. peatükis päris palju täpsustusi ka seadusest. Ma loen siit ette mõned kohad. Ütleb, te olete kuulnud, et muissele põlvele on öeldud, sa ei tohi tappa. Ja igaüks, kes tapab, peab minema kohtu alla. Aga mina ütlen teile, igaüks, kes oma venna peale vihastab, peab minema kohtu alla. Kes aga oma vennale ütleb tola, peab minema ülemkohtu alla. Kes aga ütleb sina jäle, peab minema tulepõrgusse. Ja siit natuke edasi. Te olete kuulnud, et on öeldud, sa ei tohi abielu rikkuda. Aga mina ütlen teile, igaüks, kes naise peale vaatab teda himustades, on oma südames temaga juba abielu rikkunud. Ja ma loen siit ühe veel. Seaduses on öeldud, mees, kes oma naise minema ajab, andku talle lahutuskiri. Aga mina ütlen teile, igaüks, kes oma naise muul põhjusel kui liiderdamise pärast minema ajab, teeb oma naisest abielu rikkuja. Ja kes iganes võtab minema aetud naise, rikub abielu. Amen. Ja Jeesus toob siin tegelikult veel päris palju taolisi näiteid, kus ta siis toob esile, et seaduses on niimoodi öeldud, et te olete harjunud kuulma, et niimoodi on öeldud, aga mina ütlen. Ja siis ta täpsustab ja siis ta tegelikult ta tõstab need standardid veel kõrgemale, kui inimesed on harjunud neid võtma. Mida Jeesus mõtleb siin? Mida ta sihib tegelikult nende täpsustustega? Jälle me jõuame selle kohta peale, kui ma ennem rääkisin sellest südamest. Siis Jeesus räägib, et üks asi on see väline käsu täitmine. Et ma väliselt otse kui teen asju õigesti, korrektselt, aga oma sisemiselt ma tegelikult himustan hoopis midagi muud teha. Ja Mattiuse evangeeliumi 15. peatükk ja 19. salm ütleb, sest südamest lähtub kurja mõtteid, mõrvamist, abielu rikkumist, hooramist, vargust, valetamist, pühaduse teotust. Jeesus tõstab selle standardi kõrgemale ja ütleb, et see, kus kohas see asi pihta hakkab, kus on selle asja tuum, on jälle meie süda. See on see, mis vajab eelkõige saada muudetud, mis vajab eelkõige saada uuendatud. Lihtne väline käsu ja kombe täitmine ei vii meid tegelikult mitte kuhugi. See lihtsalt toob meie ellu ühe religioosse maski, et me teeme teatuid tegevusi ja siis meie elus asjad sünnivad. Aga kui me ei ole sellega oma südames kaasas, kui me ei käi selle järgi, mida Jumala sõna ütleb, oma seesmiselt, siis see ei oma mõju. Ja selle kohta Jeesus ütleb, et see on see lääge sool. See on sool, mis ei anna maitset, sool, mis ei oma mõju, sool, mis ei tungi ühiskonda. Sellega ei ole mitte midagi teha. Selle kohta Jeesus ütleb, et
see tuleb ära visata. Nii et sellepärast Jeesus tõstabki selle lati kõrgemale ja ütleb, et me peame tegelema sellega, kus on see allikas, kus on see lähtepunkt. Õigemini Jeesus ütleb, et luba, ma aitan sul tegeleda sellega, muuta seda, uuendada seda, elustada seda. Et sealt algaks see tõeline käsu ja seaduse täitmine. Et me ei suuda mitte ükski seda teha inimliku jõu, inimliku tarkuse või inimliku pingutuse. Me vajame selleks tegelikult Jeesus Kristust, tema abi. Tema annab meile väe, tema annab meile jõu, tema annab meile tunnetuse. Selle õiges hetkes, õiges olukorras langetada õigeid valikuid, õigeid otsuseid nii, et me ei lähe kuidagi, meie väline ja sisemine inimene ei lähe vastuollu omavahel. Nii et Jeesus juhib tähelepanu meie südamele ja tegelikult siis võiks öelda, et see väline patutegu, see akt on tegelikult tagajärg juba. Et see patt tegelikult toimub juba inimese südames. Absoluutselt. Kui me vaatame seda mäejutlust, seda Mattiuse 5. peatükki ja võib-olla üldse kogu seda mäejutluse teemat, siis kui sa mõtled sellele, siis mis võiks olla see sõna või need paar sõna, millega sa võtaksid kokku mäejutluse? Ma olen mõtlenud selle asja üle, et kuidas seda sellise mõne sõnaga kokku võtta. Ja ikka ja jälle ma jõuan selle juurde, et minu jaoks see mäejutlus väljendab Jumala armastust minu suhtes, meie inimeste suhtes, tema hoolivust, tema tahet. Et kuidas meil võiks elus hästi minna? Kuidas meie võiksime elada rõõmus, rahus, vabaduses, mitte olema orjuses? Ja see on Jumala olemus, armastada meid. Tema soov, et me ka reaalselt, füüsiliselt, vaimselt kogeksime ja tajuksime seda. Nii et see on see, kuidas mina võtaksin hästi lühidalt kokku. Et see on Jumala armastus meie inimeste vastu. Ma olen sinuga nõus ja mulle jäi siit eriti just 5. peatükist, aga tegelikult ka siit edasi 6. ja 7. üks sõna ja see on õigus. Ja ma näen, et Jeesus tegelikult juhib tähelepanu sellele õigusele, mis meis on, sellele inimlikule õigusele ja Jumala õigusele. Ja ma näen, et Jeesus tahab öelda siin seda, et taevariik püsib tegelikult Jumala õigusel. Ja me ei saa käia Jumala õigusesse, kui me ei loobu iseenese õigusest. Ja kui me vaatame ka need samad näited, mis Jeesus siin toob, et on öeldud nii, te olete harjunud kuulma nii, aga mina ütlen teile, siis tegelikult kõik need näited, mis Jeesus toob, räägivad sellest inimese õigusest. Et teie arvate, kui te teete nii, siis te olete justkui õiged oma tegudest. Et kui sa ei riku füüsiliselt naisega abielu, siis sa oled justkui kõik õieti teinud, kuigi sa oma südames tegelikult vaatad naise peale ja himustad teda ja südames rikud abielu. Aga Jeesus viib selle standardi kõrgemale. Et
et inimesele jõuaks kohale see, et tegelikult ma ei suuda inimlikult, ma ei suuda inimlikult käsku täita. Tegelikult see minu inimlik õigus ei maksa mitte midagi. Kui me vaatame ka ühiskonnas inimõigused ja erinevate gruppide õigused, siis need on tegelikult inimeste poolt välja mõeldud õigused. Inimesed on ise otsustanud, mingisugune grupp on otsustanud panna paika mingisugused õigused. Aga Jumala õigus on üle selle kõige. Ja Jumala õigus sisaldab sedasama, mis sa ütlesid, see armastus. Jumala õiguses on see halastuse, see armu moment, mida me inimestena vajame. Sest meie inimlik õigus ei maksa midagi. Oma inimliku õigusega me ei suuda kunagi jõuda lunastusse, jõuda Jumala standarditele. Me vajame Jumala õigust ja me vajame seda Jumala õigust koos Jumala armuga. Ja Jumal on see, kes on tegelikult standardid seadnud. Mitte inimene, vaid Jumal. Jumal on looja, tema on seadnud standardid. Ja temal on õigus anda armu. Ja Jeesus on see, kes selle armu toob meieni. Ja kui me toetume nüüd sellele Jumala armule, Jumala õigusele, siis see on see, millel püsib taevariik. Ja siis me oleme võimelised seda taevariiki ka viima inimestele, nagu me eelmine kord rääkisime. Ja. Ilma selleta me ei saa taevariiki tuua inimesteni. Kui me rõhutame oma õigust, kui me toetume oma õigusele, siis tegelikult taevariik sellele püsib. Selle oma õigusega, sellega on alati nagu see külg, et me inimestena kipume vaatama, et mul on õigus sellele, mul on õigus tollele, aga õigus ja kohustus käivad tavaliselt käsi käes. Et me tahame õiguseid, aga kohustused, need nõuavad meilt midagi. Nende järgi me ei taha elada. Ja need õigused, mida me sätime iseendale, paneme need piirid, asjad paika, need tihtilugu nii meie mina kesksed. Et nendega tegelikult ei ole suurt midagi peale võtta. Just, ja siin tegelikult jälle Jeesus on eeskujuks. Ja seesama, mida ta ütleb siin 17. salmis, et ma ei ole tulnud neid tühistama, vaid täitma. Ja mis on siis selle kõrgpunkt nüüd, et Jeesus on tulnud täitma seadust. Ma usun, et see kõrgpunkt on see, et Jeesus samamoodi loobus iseenese õigusest ja alistus Jumala õigusele. Ja see väljendus selles, et ta läks ristile meie eest. Kuigi tal oli õigus üldse mitte siia maailma tulla. Keegi ei käskinud seda. Ta ise ka ütles, et ma olen ise valinud selle tee. Jeesus oli patuta. Tema ei oleks pidanud tulema meie eest surema. Aga ta otsustas loobuda oma õigusest ja surra meie eest. Alistuda Jumala tahtele. Ja tänu sellele ta sai lunastuse ja päästetoojaks meile. Noh, nüüd kui me räägime natukene siin sellest õigusest, siis kui me jõuame tegelikult otsaga tagasi sellesse mäejutluse algusesse, kus Jeesus ütleb, et õndsad on need, kes on vaimult vaesed ja ta läheb edasi. Tegelikult see ju räägib sellest iga kord, et me paneme oma õiguse kõrvale. Me loobume sellest. Me ei hakka taga ajama oma kasu, oma mina upitama, oma mina toitma, vaid me loobume vabatahtlikult. Ja ütleme, Kristus, me vajame sind. Me vajame sinu õigust, me vajame sinu tarkust, me vajame sinu jõudu, me vajame sinu tugevust. Me vajame õigemini. Jumal, me vajame sind oma igapäevast ellu. Just.
nii et see on, et ilma Kristuseta ei suuda me midagi. Ja meie õigus, see tegelikult, see ei maksa mitte midagi. Jeesus ütleb siin Matteuse evangeeliumi 5. peatüki viimases salmis, 48. salmis. Teie olge siis täiuslikud, nõnda nagu teie taevane isa on täiuslik. Mida see siis tähendab? Olla täiuslik, nõnda nagu meie taevane isa on täiuslik. See on jälle täpselt see sama mäejutluse algus on see, need loomuomadused, millest Jeesus räägib seal, et need kujundavad seda, kes me oleme. Ja kui me oleme tõesti selle oma mina maha pannud, võtnud vastu selle uue identiteedi, uue minapildi, mis on kooskõlas Jumalaga, siis me muutume Jeesuse sarnaseks. See on, ütleme, me päev-päevalt uueneme, muutume Kristuse sarnaseks. Ja Kristus, tema oli täiuslik. Ja ta oli täiuslik, sest ta alistus Jumala õigusele. Jumala õigusele, Jumala seadusele, ta ütles, et ta oli sõnakuulelik. Ta oli sõnakuulelik kuni surmani, pealegi ristisurmani. Ta läks ja suri kogu inimkonna patu eest, mida ta ei olnud ise ära teeninud. Sellepärast ta loobus iseenese õigusest, iseenese tahtest, iseenese plaanist meie kasuks. Ja seega, mida me võiksime nagu mõista selle täiusliku olemise all on see, et meie saame edasi anda seda, kes me oleme. Kes me oleme seesmiselt. Kui meie sees on toimunud see muutus, Jumala armastus, Jumala Kristuse olemus, see on täitnud meid, siis seda me saame välja anda. Siis sellest me saame käia. Jälle seesama maasool, maailma valgus, seda kõike me saame olla, kui see on kõigepealt tulnud meie endi sisse. See on täitnud meid. Ja siis me anname seda välja, me elame seda välja. Et nõnda nagu sõna ütleb, et sõna sai lihaks. Jumala mõte, Jumala soov, Jumala plaan sai ilmsiks Jeesuse Kristuse kaudu. Sellepärast ta käis siin maa peal, ta elas selle järgi, ta toimis selle järgi. Sama on ka meie eludes võimalik tänasel päeval. Jumal räägib meile oma sõna kaudu, Jumal räägib meile oma vaimu kaudu, mõtete kaudu ja selle kaudu me viime ja teostame seda sõna. Ja siis see on see täiuslik. Teeme Jumala nähtavaks tänasel päeval oma elude läbi. Nende mõtetega me täna lõpetame, aga Silver, äkki sa palvetad veel inimeste pärast ka, kes meid vaatavad ja siis võtame otsad kokku. Jaa. Jumala sõna ütleb, et Jumala riik ei ole sõnades, vaid väes. See on vägi, mida me vajame täna selleks, et elada Jumala sõna ja selle kohaselt. Jumala sõna järgi ja selle kohaselt. Ja seda me saame üksnes oma ellu, kui me palume seda. Ja hea vaataja, sa võid seal oma kodus, sa võid samamoodi lihtsalt jääda hetkeks palvesse ja paluda
nende sõnade järgi, mida ma palun, mõelda nendele sõnadele, et see Jumala vägi puudutaks meid igat ühte. Issand Jeesus Kristus, ma tänan sind, et sina olid sõnakuulelik Isale. Et sina tulid siia maailma, sa loobusid iseenese aust, sa loobusid iseenese positsioonist, sa loobusid seda meie kasuks. Et juhatada see eksinud, see kadunud inimene tagasi sellesse osadusse, sellesse lähedusse oma loojaga, oma taevase Isaga. Issand, ma tänan, et sa tulid ja sa tegid selle teoks ja sa teed seda ka tänasel päeval taas, kui sa juhid inimesi iseenese lähedal olla. Issand, aga ka meie täna sinu lastena, et me võiksime olla need Jumalad ja sinu käepikendused, sinu sõnumi edasikandjad. Et see soolamõju võiks tungida inimeste eludesse, tungida ühiskonda. Issand, me vajame seda väge. Me vajame sinu püha vaimu väge. Ja sellepärast ma issand palun, et jooda iga jänunevat südant oma püha vaimuga. Täida meid, issand, sellisel viisil. Muuda meid sellisel viisil, issand, et me oleksime need head ja kõlbelised asjad täna sinu käest. Et mõjutada seda ühiskonda, hoida seda ühiskonda. Viia sinu armastust inimesteni, kes vajavad täna osa saada sinu armastusest. Viia sinu tervendavat väge inimesteni, kes vajavad täna tervenemist, kes vajavad täna üleloomulikku imet oma eludes. Issand, ma tänan, et sina oled vägev tooma need asjad esile. Nii oma laste läbi, kui ka vaimu läbi. Me palume, issand, et sa õnnistaksid igat üksikut, kes vaatab seda saadet. Kes oma südames hüüab sinu poole, kes otsib sind. Issand, palun ilmuta neile iseennast. Ilmuta neile oma armastuse suurust ja rikkust. Anna neile osa oma armust. Issand, et nad võiks kogeda ja tunda, kui hooliv ja kui armastav Isa sina taevas oled. Jeesuse Kristuse nimel. Amen. Amen. Sellised olid tänased mõtted. Suur tänu, et sa olid meiega. Jumal väga õnnistagu sind ja kohtume taas.